Tere, kallid inimesed! Taaskord on meil kätte jõudnud selline mõnus matemaatikatund. Ja kuna meie oleme juba päris tükk aega tegutsenud aritmeetilise jadaga, siis ma arvan, et varsti oleks selline hea aeg mingil viisil kontrollida, kuidas teil on läinud. Ja selle jaoks meil on tulekul selline mõnus asi nagu kontrolltöö. Ja ärge selle käekirja pärast palun liiga kurjad ka olge, kuna ma ostsin endale või tellisin, ta jõuab veel sellise moodustise, kus on mingisugune pastakalaadne objekt, et varsti saan normaalsemalt kirjutada kui hiirega. Et käekiri peaks paranema natukene. Aga see kontrolltöö aritmeetilise jada peale ei toimu sel nädalal, vaid toimub järgmise nädala kolmapäeval 15.04. Ja meie plaan kontrolltööni on järgmine, et homme saate teie nii-öelda harjutusülesanded kontrolltööks. Et täna vaatame läbi need ülesanded, mis meil rääkimata neid, see 11, 12 ja 13. Iga üks on enda videos, võite kohe minna kuhu iganes soovite. Järgmise nädala teisipäeval, ehk siis ülejärgmises tunnis vaatame läbi need harjutusülesanded, mis ma teile jätsin, ning järgmise nädala kolmapäeval toimub meil siis kontrolltöö. Aga alustame ülesannetest, et ma panin teile siia valmis need 3 toredad valemit juba, et me oleme viimastel aegadel kasutanud neid 2, aga kui meil veel nii-öelda päris tunnid olid, siis ma jõudsin teile rääkida ka sellest valemist. Et see viimane aritmeetilise jada summa valem on sisuliselt need 2 valemit kokku panduna. Et ei pea seda alumist kunagi kasutama, te ei pea isegi meeles hoidma, aga kuna teatud tüüpi ülesannetel ta hoiab natukene aega kokku, siis on mõistlik seda kasutada ja täna me seda täiesti ka teeme. Aga meie kõigepealt vaatame, mis kraam meil kirjas on ja mida meilt tahetakse. Nii, meie peame leidma sellised asjad nagu jada viimane liige. Jada viimast liiget meie sümboliseerisime A-N-iga. Ehk siis on ju A-N-i. Peame meie leidma. No, mis me veel peame leidma? Me peame leidma liikmete arvu. Liikmete arvu sümboliseerisime meie tähega N. Ehk siis ei tea meie N-i. Nii, ja mis meil nüüd antud on? No, meil on antud esimene liige, ehk siis A1. Selle võime kenasti siia kirja panna, on ju. A1 on meil 2. Ja mis meil veel teada on? Meil on teada jada vahe, ehk siis D on siis 3. Ning mis meil veel teada on? Meil on teada kõigi liikmete summa. Ja kõigi liikmete summad me loomulikult sümboliseerime SN-iga, et me ei tea, mis see N veel on, aga me teame, et see SN on 77. Nii et selle võime ka kenasti kirja panna. SN võrdub 77. Ja ma teen mingi sellise kena tabeli siia ümber, et siis meil on olemas info, mida me tahame, meil on olemas info, mis meil on olemas. Ja sisuliselt, mis nüüd meil toimub, ongi lihtsalt siia sisse toppimine. Ehk siis tegelikult juba spoilisin natukene selle lahenduskäigu ära, et võite need 2 nii-öelda eraldi ka niivõrd ära lahendada, kui te saate, aga mina kasutaksin seda valemit siin, seda kõige alumist. Miks? Sest kui te vaatate seda valemit, näete, SN teil on olemas, see on 77. A1 on meil olemas, D on meil olemas. Ainuke asi, mida meie ei tea, on D, mis on N, näete, siin on üks N ja siin on üks N. Et kui te vaatate seda ja me pistame need asjad siia sisse, siis te peaksite nägema sellist asja,
et ainult n on meil tundmatu. Ja kui loomulikult, kui meil on ainult üks tundmatu olemas mingisuguses võrrandis, siis me oskame seda lahendada. Et ma tungivalt soovitan, kui siiamaani teie see loogika on sama olnud, no siis vaadake edasi. Kui te ei teadnud, kuidas seda ülesannet lahendada, siis praeguse vihje põhjal pange see video pausile, proovige ära, et te pistate need rohelised asjad siia punasesse valemisse, leiate selle n-i ning vaatame, kas me saame sama n-i või mitte. Nii. Okei. Meie lahendame selle siis koos läbi. Ehk siis SN, mis me teame, on 77, panemegi siia kirja, 77 võrdub. Ja vaatame, millega ta siis võrdub. Nii, teeme siia mingi murrujoone, hästi sirge murrujoone. Ja näeme, et meil on 2A1. No kui A1 on 2, siis 2A1 on loomulikult meil 4. Nii, ja mis meil siin on? Pluss D ehk 3 korda sulgude sees olev jama. Kuna meie ei tea, mis see n on, siis tema lihtsalt ongi n-1. All on loomulikult jagatud 2 ning kogu see jama on korrutatud n-iga. Nii. No, vaatame edasi. Teeme näiteks need sulud siin lahti. Vaatame, mis siis juhtub. No, meil on siin 77. Tegelikult, miks ma uuesti kirjutan? Ma võin siia ka teha. Et teeme need sulud lahti. Ehk siis korrutame 3 läbi nii n-i kui -1. No, 3 korda n on loomulikult 3n-i. Ja 3 korda -1 on loomulikult -3. Nii, okei. Need arvud me võime loomulikult koondada, mis me siin saame. 4 - 3 on 1. Ehk siis meie võime siia kirjutada lihtsalt sellise asja nagu 1 + 3n. Ja me teeme selle natuke väiksemaks. 1 + 3n jagatud 2. Nii. Aga terve see jama on tegelikult korrutatud veel n-iga. Kui siin on selline asi nagu korda n, siis see tähendab, et selle murru ülemine pool on korrutatud n-iga. See tähendab seda. Ehk siis avame need sulud ka. Ja mis me saame? Me saame seda, et selle ma kirjutan küll uuele reale. 77. Mis ta siis võrdub? No, n korda 1 on n, 3n korda n on loomulikult 3n ruudus. Nii, 3n ruudus. Jagatud 2. Aga meil on siin all mingisugune kohutav murd. Ja meile ei meeldi sellist kohutavat murrud. Seega teeme midagi, et meil ei oleks mingisugust murdu siin enam. Selle jaoks loomulikult meie rakendame sellist võrrandi põhiomadust, ehk siis paneme mingi postikese siia ja korrutame mõlemad pooled läbi 2. Sest kui meie mõlemad võrdusmärgi pooled korrutame või jagame mingi sama arvuga läbi, siis on kõik korras. Ja miks ma korrutan 2, sellepärast, et siis me võime siit selle 2 ära kustutada, need taanduvad. Aga see tähendab siis seda, et see vasak pool on samasugune lihtsalt ilma selle jagatud 2, ehk siis meil on siin n + 3n ruudus. Aga mis sellega saab? No, kuna me selle korrutasime 2 läbi, me peame selle poole ka 2 läbi korrutama. Ja mis me siin näeme? 77 korda 2 on 154. Nii. Saame sellise eluka nagu 154 on võrdne sellise jamaga. Nüüd, kui me vaatame sellist asja, mis me siin tegime, siis me pole tavaliselt harjunud niipidi kirjutama. Ja ma teen seda praegu natukene pikemalt, kui te nagu saate aru, mis ma teen, siis te võite mõned sammud vahelt ära jätta. Mida ma selle all mõtlen on see, et me võime ju võrrandi pooled lihtsalt ära vahetada. Me ei pea seda tegema,
aga siis ta on nii-öelda meil tuttavam kujul. Eks selle, mitte et ma viin selle n-i siit siiapoole ja selle siiapoole, vaid ma lihtsalt vahetan nad ära. Sest kui mõlemad pooled on võrdsed, siis pole vahet, mis pidi me ju kirjutame. Ehk siis ma kirjutan ta lihtsalt natukene teistpidi. Kirjutan siia n pluss 3n ruudus on võrdne 154-ga. Nii. Ning kui te vaatate edasi, siis tavaliselt te märkate midagi. See on ju mingisugune ruutvõrrand. Aga selle jaoks, et ta oleks natukene traditsiooniliselt ruutvõrrandi sarnane, siis kirjutame ta natukene veel ümber. Et kõigepealt ruutliige on ju, ehk siis 3n ruudus, nii, pluss n, ja toome nüüd selle 154 siia poole, on ju. Ehk siis temast saab miinus 154. Nii, miinus 154. Ohoh. Ja nüüd, kui te vaatate seda, siis siit on üks asi veel puudu. Kuna me tõime 154 siia poole, siis see värk on võrdne loomulikult 0-ga. Ja see siin on tõesti üks ruutvõrrand. Ehk siis, kui te vaatate seda moodustist siin, nii. Kui te olete taas minuga siia jõudnud, siis ma soovitan tungivalt, pange see video pausile, lahendage see ruutvõrrand ära, ma kirjutan teile selle valemi ka. Kes ei mäleta, no tavaliselt on x-idega, on ju, seekord meil on n-idega, panemegi siis siia, on ju, n, 1, 2, võrdub, on ju, mis ta on? Miinus n, pluss miinus, ruutjuur, n ruudus. Ahah. Ei, no ma tegin n-idega, on ju, selles suhtes see algus on õige, aga siin tegelikult peaksid ikka olema nii-öelda õiged liikmed, on ju. Kes ei mäleta, siis on ju see, kus teil on ruutliige, seda me kutsume nii-öelda, või selle ruutliikme kordajat, ehk siis seda 3 kutsume a-ks, siin kõrval on b ja see on siis meil c ehk vabaliige. Nii et kirjutame ta ikkagi natukene ümber. n1,2 võrdub selline asi nagu miinus b. Oi. Teeme kenasti. Miinus b pluss miinus b ruudus. Nii, miinus 4ac. Ning see on loomulikult jagatud 2a-ga. Vaatame, kas me saame selle natukene kenamaks ka teha. Nii-öelda selline väikene boonus lisavalem teeme. Ahah, no peaaegu. Teeme siin väikse paranduse. Ütleme, et tema on meil b. Ja ütleme, et tema on meil... Ei ole meil mitte midagi. No. Okei. No siis jääb minu selline kena moodustis, mis ma tegin teile siia 4ac. Aga ma liigutan ta natukene eest ära. Nii et pange see video palun pausile ja proovige ära lahendada. Ma annan teile ühe sellise vihje veel, et on ju veel kord. A on see, mis on selle n-ruudu kõrval, ehk siis see 3. B on see, mis on selle n-i kõrval, ehk siis 1. Ja C ongi lihtsalt see elukas siin, ehk 154. Toppige need arvud siia sisse, leidke N1 ja 2 ja siis vaadake seda videot palun edasi. Nii, ma loodan, et need kõik, kes tegid kaasa. Vaatame, kuidas ta siis käib. Meil on siin on ju N1 ja 2. No leiame nad. Miinus B on siis meil miinus 1 on ju. Kuna n-i kõrval ei ole mitte midagi, see tähendab, et meil on 1n. Edasi on meil siis pluss, miinus, ruutjuur, mingi jama. B ruut. No, kuna B on 1, siis B ruudus on loomulikult 1. Vaatame edasi. Meil on miinus 4 korda 3,
Nii, -4 korda 3 on loomulikult -12 ja -12 korda C ehk siis korda -154. Nii, -12 korda -154 on selline asi nagu pluss 1848. Kuna loomulikult -4 korda -154 annab meile plussi. Nii, ja noh, liidame selle ühe siia juurde, saame 1849, on ju. Nii, 1849 on siin juure all. Ja vaatame, mis siin murru all on. No, siin murru all on 2 A-d. Kuna meie A on 3, siis 2 A-d on loomulikult 6. Ja vaatame edasi. Kui meie võtame ruutjuure sellest elukast siin, siis meie saame 43, on ju. -1 pluss -43 jagada 6-ga. Nii, jätkame kuskilt siit. No, mis me siis saame? -1 pluss 43 on 42, 42 jagatud 6-ga loomulikult on meil 7. No, ma võtan siit võrdusmärgi ära, ma panen sellise asja nagu N1 on meil 7. Ja mis meil N2 siis on? No, N2 on meil siis -1, -43 ehk -44. Ja kui meie jagame selle 6-ga, siis me saame mingi jama. Me saame on ju -44 kuuendikku. Me võime taandada ka natukene, aga praeguses kontekstis see on mõttetu. Kuna kui te mäletate mu tundidest, siis mis asjad need n-id on? Vaadake siia. N-id on liikmed, mingid jadas. Ja aritmeetilises jadas, nagu te mäletate, meie liikmed loomulikult algasid millest? 1. Meil oli esimene, teine, 3, 4 ja nii edasi, kuni lõpmatuseni välja. Aga mis te märkate siin? Aritmeetilises jadas kõik liikmed, kõik n-id on täisarvud. Need ei ole mingid murdarvud, need ei ole mingid negatiivsed arvud, need on täiesti tavalised naturaalarvud. Mis tähendab seda, et see lahend meile ei sobi, pole mõtet taandama hakata, aga see siin sobib väga hästi. N on meil 7, mis tähendab siis seda, et meie võimegi siia väga edukalt kirja panna oma esimese vastuse. N on meil 7. Mis tähendab seda, et me võime kogu selle jama siin ära likvideerida. Nii. Ja mis meil siin nüüd nii-öelda alles on? N on leitud. Okei. Mis me veel peame leidma? Meie peame leidma nii-öelda AN-i. Okei. Aga ehk siis sellisel juhul ta pole mitte enam AN, vaid näete, kuna N on leitud, siis tema on ju A7. Kasutame tuimalt seda valemit siin ja leiame. Ehk siis, mis meil on? A7 ehk siis viimane liige on loomulikult A1 ehk 2 pluss siis, no mis asi? N-1 on 6, kuna 7 miinus 1 on 6, ehk siis meil on, ja D on 3, ehk siis meil on siin on ju 3 korda 6. 3 korda 6 on meil 18, 18 pluss 2 on loomulikult 20. Mis tähendab seda, et A7 on meil leitud. See on kenasti, noh, see punkt kadus ka ära. A7 on meil siis 20. Okei. No, mis meil veel on? Ei olegi midagi. Tehtud. Ma loodan, et need, kes lahendasid eelnevalt ära, et teie saite sama vastuse. Ma loodan, et need, kes ei lahendanud, panid video pausile õigetel hetkedel,
võib-olla vaatasite mitu korda, aga ma loodan, et te saite selle tulemuse kätte, sest mingit sarnast ülesannet kindlasti läheb teil töös ka vaja. Ja need valemid palun hoidke meeles ja kohtume järgmises ülesandes.